Mina olen Sven Karuse ja olen rohkem tuntud Excelendi arendusjuhina. Ma nüüd päris täpselt statistikat ei tea, et kui palju neid eelmisel korral kohal olnud siin on, aga kes mäletab, siis eelmisel korral, kui ma laval käisin, näitasin väikest isutekitajat sellisest tootest nagu Excelent Portal. Ja täna on õige hetk rääkida sellest, et kuhu me vahepeal jõudnud oleme. Ettekande teema on Standard Book sinu taskus, ehk lugu sellest, kuidas Excelent Portal võimaldab olulised tööriistad kätte saada igal ajal ja igas kohas. Ja alustaksin sellest, et miks me tegelikult selle portaliga tegelema hakkasime. Et nagu te teate, siis Excelendi põhitegevus on Standard Booksi ja Standard ERP-i arendamine. Ja kui me julgeme välja öelda, et Standard Books on kõige laialdasemate võimalustega äritarkvara, siis sellel kahjuks on ka oma varjukülg. Et palju võimalusi tähendab seda, et seal on ka palju keerukust ja võib-olla palju infot, mida igapäevaselt vaja ei ole. Lisaks sellele Standard Booksist on olemas ka mobiilsed aplikatsioonid, millel on see sama häda siis, et seda infot on hästi palju. Ja seetõttu me oleme läinud seda teed, et lisanud Excelendi portaali võimaluse, mis oleks kättesaadav mobiilselt ja mis oleks kasutatav hästi intuitiivselt. Et me kõik teame seda, et töö tänapäeval isegi ka kontoritöö ei tähenda mitte kontoris istumist, vaid me siiski tahame seda, et meie andmed oleksid meile kättesaadavad alati ja ka mobiilselt. Teine pool on siis see, et tänu sellele, et andmed on mobiilselt kättesaadavad, muutub töö efektiivsemaks. Kui näiteks müügimehed saavad enda tellimused teha ära otse mobiilist, olles kliendi juures koha peal, saavad näha enda laoseisu, siis jääb ära igasugune e-mailide edasi-tagasi saatmine. Lisaks tuleb välja tuua turvalisus. Et kui ma tihtilugu räägin selliste infotehnoloogia turvainimestega, siis e-mailid võrreldakse tihtilugu lahtiste postkaartidega, et kõik, mis saadetakse e-mailiga, on turvaliselt siis võrreldavad avatud tekstiga. Nüüd veel, portaali arendamisel võtsime algusest peale endale juurde oma ala tippspetsialistid kasutaja kogemuse vallas. Ehk siis, et meie eesmärk on portal teha selliseks, et erinevalt Standard Booksist ei ole vaja läbida mingisuguseid koolitusi selleks, et seda kasutama hakata. Ei ole vaja ajada näpuga järge kusagil juhendites, et mis väljale ma midagi tegema pean, vaid see töövoog peaks olema intuitiivne. Et inimesed, kes seda esimest korda kasutavad, saavad tegelikult aru sellest, et millega tegu on. Aga mis see Excellent Portal siis on? Et ta tegelikult ei ole võrreldes Standard Booksiga eraldiseisev toode, et on küll eraldi keskkond, aga sisuliselt on tegu veebirakendusega, mis on siis läbi API päringute ühenduses selle sama Standard Booksi andmebaasiga. Ehk siis, mida see tähendab, on see, et kõik andmed, mis on sisestatud portaali, näiteks mingi arve, mis on sisestatud portaalist, on sellel hetkel, kui info salvestatakse, on nähtavad ka Standard Booksis ja vastupidi. Mis siis tõesti tähendab seda, et kui ma portaalist mingisugust kas või laoseisu mingi artikli kohta vaatan, siis see on see sellel hetkel olev seis. Nüüd, mis funktsionaalsus portalis praeguseks hetkeks olemas on?
Kõigepealt palga ja tööaja arvestus, mis tegelikult oli üks selline tõukav jõud, millest kõik alguse sai. Ja eesmärk oli siis see, et kõik ettevõtte töötajad, mitte ainult need, kes siis majandustarkvara kasutavad, raamatupidajad, müügimehed, finantsjuhid, vaid absoluutselt kõik töötajad, mitte nüüd siis tähtsuse järjekorras juhtidest koristajateni, saaksid enda andmetele ligi. Nad näeksid sealt enda töölepinguid, palgalehti, saaksid esitada puhkuseavaldusi, näevad enda töögraafikuid, kui on graafikupõhiline töö ja nii edasi. Ehk siis, et nad ei peaks selleks, et endaga seotud infot saada kellegi poole pöörduma, vaid neil on endal see ligipääs olemas. Siis teine pool on müügihaldus. Ja müügihaldus on juba Standardbooksist tuttav moodul ja Excellent portalis on siis seal all pakkumised, tellimused, arved ja ülevaade klientide hetkeseisust. Et saab siis tõepoolest pakkumisi teha, tellimusi teha, pakkumistest ja tellimustest arveid koostada. Ja näiteks kliendi juures olles üle vaadata selle, et kas mingisugused varasemad tellimused on täitmata jäänud, on klient meile võlgu või muu, mis sellel hetkel huvi pakub. Müügi poolest pärast räägib hea kolleeg Kristiina veel väiksemal laval natukene täpsemalt ja näitab ka seda, et kuidas see päriselus välja näeb. Siis on ostuarvete pool. Nagu nimi ütleb, siis seal all on ostuarved ja see eesmärk ei ole meil mitte see, et raamatupidajad ostuarveid nüüd portaali kaudu sisestama hakkaksid, sest kõik ju kasutavad tänapäeval e-arveid ja arved tulevad juba automaatselt programmi sisse. Kes veel ei kasuta, siis soovitan väga see kasutusele võtta, teeb elu oluliselt lihtsamaks. Aga ostuarvete mooduli eesmärk portaalis on ennekõike see, et teha selline kinnitusring kättesaadavaks kõigile. Ehk siis, kui ostuarve tuleb sisse, saab raamatupidaja saata selle enda juhile või osakonnajuhile või kes iganes neid ostuarveid kinnitama peaks, saatma kinnitamiseks. Selle peale tuleb siis teade kas mobiilile SMS-iga või e-mail, kus on näha, et teile on saadetud kinnitamiseks dokument ja siis portaali sisse logides näeb seda ostuarvet, näeb selle ostuarve manuseid või mis tahes teise dokumendi tegelikult lisaks ostuarvetele. Ja siis, kui kõik sobib, saab selle siis kinnitada. Järgmise osana on tööülesanded. Ja miks tööülesanded on olulised ühtepidi on see, et ka see kinnitusring käib läbi tööülesannet, et kui kasutaja logib sisse, näeb ta seda, et mis on temale määratud ülesanded, millega ta tegelema peaks, millised on tema poolt tehtud, aga võib-olla kellegi teise poolt tegemata ja millised on siis viimati tehtud tegevused. Ja miks seda just portaalis kasutada on see, et kui need ülesanded on seotud mingisuguse partneriga, olgu ta siis tarnija või klient, siis sellest jääb märge ka kliendi ajalukku, mida siis kolleegid saavad tegelikult ka näha, et selline pakkumine on kinnitatud, selline ostuarve on kinnitatud, see on tasumisse saadetud, kui kellelgi on küsimust, et mis seis selle partneriga parasjagu on, siis seda saab sealt näha. Ja siis eraldi plokina on veel sellised põhilised aruanded, bilanss, kasumiaruanne, ostu-müügi reskontro, kliendi ja tarnija hetkeseisud. Kellele me siis oleme mõelnud Excellendi portaali võtmes, et kes see meie sihtgrupp siis nagu ettevõttest on? Esimese asjana ettevõtte juhid. Üks selline vajakajäämine, mis me Standardbooksi puhul oleme näinud, on tihtilugu see, et seda kasutavad hästi palju raamatupidajad ja kui me räägime ettevõtte juhtidega, siis nad ütlevad, et ma tean, et raamatupidaja kasutab seda, aga ma ise ei ole seda kordagi lahti teinud.
mis siis tähendab tegelikult seda, et ettevõtte juhtidel puudub ligipääs nendele andmetele, mis on tegelikult juba sisestatud. Ja mida juhid siis näevad? Näevad enda põhilisi võtmenäitajaid, milline on siis ettevõtte hetkeseis, kui palju ollakse mulle võlgu, kui palju mina olen kellelegi võlgu, millised on näiteks eelmise kuu tööjõukulud ja millised olid siis tulud või kulutused võrreldes eelmise aastaga näiteks. Ehk siis see võimaldab saada nagu sellise hästi lihtsa ja selge ülevaate sellest, mis ettevõttes toimub. Ja loomulikult siis juba varem mainitud kinnitusring. Teise sihtgrupina on siis osakonnajuhid või allüksuste juhid. Mis portal neile võimaldab, on see, et nad näevad selget ülevaadet sellest, et mis nende osakonnas toimub. Nad näevad enda inimeste puhkusegraafikuid, näevad enda inimeste töögraafikuid, saavad töögraafikuid seal ka sisestada. Ja siis need töögraafikud, kui periood on lõppenud, tehakse elust tingitud muudatused, kui keegi on haigeks jäänud, siis ta ilmselgelt vastavalt graafikule tööl ei olnud ja koostatakse sellest siis tööaja tabel, mis on omakorda aluseks palgaarvestuseks. Ehk siis tegelikult kogu see, ütleme, topelt sisestamine ja muu selline jääb ära ja ei pea saatma edasi-tagasi mingeid Exceli tabeleid raamatupidajatega. Siis müügiinimesed oli ka juba põgusalt juttu sellest, et müügiinimestel on siis mobiilselt, kas siis arvutiga või mobiiliekraanilt võimalik näha seda, et milline on temaga seotud klientide hetkeseis või mingite teiste klientide hetkeseis ja siis sisestada neid müügidokumente sellisel lihtsal kujul veebist. Ta on tõesti, ma luban, et on tehtud väga lihtsaks ja intuitiivseks, et ei pea seal otsima taga välju, mida 90% klientidest tegelikult võib-olla vaja ei ole. Ja siis jah, nagu ma ütlesin, siis Kristiina räägib sellest väga palju täpsemalt pärast. Siis sihtgrupp raamatupidajad, et siin tahaks veel kord välja öelda selle, et portal ei ole kindlasti mõeldud olema raamatupidajate selline põhitöövahend. Et ennekõike aitab see raamatupidajate tööd sellega, et need andmed, mis on Booksis, jõuavad andmete tarbijateni lihtsamini. Raamatupidajad ei pea saatma neid aruandeid ettevõtte juhtidele. Samamoodi siis näiteks puhkusavaldused või palgaarvestuseks olevad asjad jõuavad automaatselt sinna sisse, ilma et raamatupidaja peaks neid andmeid topelt sisestama. Ja jälle üks eesmärk on see, et neid Exceli tabeleid vähendada. Kui on vajadus või on soovi, siis loomulikult on võimalik neid ostuarveid ka portaalis sisestada, ilma et peaks standard Booksi avama või arvutit lahti tegema. Ja eraldi veel võib-olla tasub mainimist see, et kui kinnitusringid on kasutusel, siis vastavalt uuringutele see aitab ära hoida neid nii-öelda raamatupidaja pettusi, kus raamatupidaja saab kirja enda ülemuselt, et hästi kiiresti oleks vaja kellelegi hästi suur summa ära maksta ja sellega tõesti ei kannata oodata. Et kui see tehing on nii oluline, siis nii palju aega kindlasti iga ettevõtte juht leiab, et võtta enda telefonist see portaal lahti ja kinnitada see arve siis ära. Ja viimane sihtgrupp on siis kõik ettevõtte töötajad. Et nagu ma varem ütlesin, siis juhist kuni koristajani kõigil on ligipääs siis sellele infole, mis neid puudutab. Ja siis vajadusel ka kolleegide infol, et kui me tahame mingisuguseid vahetusi teha enda töögraafikutest, siis on mul näha seda, et millal mu kolleeg tööl on, kes puhkab, kuna saan enda puhkusi planeerida.
sisestada enda puhkuseavaldusi, saata neid kinnitamiseks enda ülemustele ja nii edasi. Ja siis loomulikult näha enda palgalehti, töölepinguid, ma ei pea neid eraldi kusagil veel taga ajamas käima. Millised on edasised plaanid? Loomulikult meil on praeguseks hetkeks on üle 100 registreerinud ettevõtte, kes portaali kasutavad Eestis ja Lätist veel ka juurde. Aga see ei tähenda seda, et me oleme jäänud kuidagi loorberitele puhkama või me arvame, et portaal on valmis. Me kindlasti lisame sinna jooksvalt juurde uusi mooduleid ja registreid. Ühena võib välja tuua siis selle, et teha ka laotöötajate elu lihtsamaks, et saaks sisestada inventuure ja lao sissetulekuid, lähetusi. Siis teise poolena on arenduses endiselt meil ka see näidikute pool, et me saaksime siis teha selle näidikute kuvamise intelligentsemaks, et ettevõtted saaksid just valida täpselt need näidikud, mis on neile olulised. Järgmise asjana lisame juurde juba Standardboxist tuttava ärianalüütika, mis on siis koostöös FlexBI-ga meil sinna integreeritud. Kõik kindlasti on Standardboxis seda näidikute nuppu vajutanud ja leidnud selle endale väga põneva olema. Ja mida ta siis tegelikult teeb, on see, et me saame sellises standardpaketis hästi detailse ülevaate enda müügist. Sealt on võib-olla liiga hästi ei ole näha, aga on siis üldised numbrid, milline on mu müügikäive, milline on kasumimarginaal, milline on siis marginaalsummana, kui palju on unikaalseid kliente olnud mul perioodis ja nii edasi. Ja siis lisaks saab detailselt vaadata siis statistikat kas müügimehe lõikes või kliendi lõikes või kliendigrupi lõikes. Ja minna siis detailideni välja kuni siis selle algdokumendini tegelikult, kust see müügi pool pihta on hakanud. Siis lisame turvalised tuvastusmeetodid, et mobiilist saaks sisse logida Smart ID-ga, mobiili ID-ga. Ka üsna selline oluline tänasel päeval, et ma loodan, et mobiilid on küll kõigil lukustatud ja krüpteeritud, et isegi kui see kaduma peaks minema, siis keegi seda lahti ei saa. Aga sellegi poolest täiendav turvalisus ei tee kunagi halba. Ja viimase asjana integreerime tehisaru, kes oli hästi tähelepanelik, siis nägi esimesel slaidil seda, et selle Welcome sildi all oli meil ka Euroopa Liidu logo ja ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse logo, kes on siis kinnitanud, et me teeme õiget asja sellega, et nad on omalt poolt ka õla alla pannud meie arendusele ja suures osas on siis just see AI või tehisaru pool. Ja esimese asjana, mis meil on plaanis teha, on see, et teha aruandluse pool võimalikult selliseks kasutajasõbralikuks, et piltlikult öeldes ma saaksin inimkeeles portaali käest küsida, et kes on mulle võlgu ja siis keelemudel saab sellest aru, et tõenäoliselt inimene tahab saada müügireskonto aruannet, kuvab selle müügireskonto aruande ka juba sellisel mõnusal kujul. Ja siis saab teha seal veel täiendavaid valikuid, et hästi, et anna mulle nüüd selle kliendi võlgnevused või ütle, kes mul on kõige rohkem võlgu. Ja saan ma täpselt selle tulemuse siis ilma, et ma peaksin ise nende parameetritega seal aruande määramise aknas mängima. Nii, väga täpselt. Aitäh! Jaa, aitäh Sven, ma kujutasin just ette, mismoodi see tehisaru, et küsite käest, et okei, et kes on mulle võlgu, siis on natukene vaikus, siis et sa ei taha teada. Et see on see klassika, eks ta hakkab niimoodi muidugi suhtlema, ei ole kahtlust ka. Jaa, küsimusi on tulnud kohe. Kas kasutajate arv on kuidagi piiratud?
Ei, kasutajate arv ei ole selles mõttes piiratud, et me eeldame seda, et kõik ettevõtte töötajad, kes sul on vähegi selle ettevõttega seotud, on kasutajad. Ja päris head küsimused, aitäh. Milline on portaali andmekaitse ja turvalisuse tase? Et kas te olete kuidagi seoses selle taskusse jõudmisega, mobiilirakendusega tegemisega ka pidanud, kindlasti oletegi pidanud, aga kuidas timminud seda turvalisuse taset? No seal on üks pool, mida tasub veel välja tuua, on see, et tegelikult me ei hoia neid andmeid kuidagi teistmoodi, kui Standard Books neid hoiab, et nad on meie ökosüsteemis. Need andmebaasid on meie ökosüsteemis, veebi genereerimine on meie ökosüsteemis, side, mis on siis tarbija ja portaali vahel on krüpteeritud ja ma ütleks, et turvalisuse poole pealt paraku ikkagi kõige nõrgem koht ei ole mitte tehniline pool, vaid kasutaja pool, et kui kasutaja salvestab enda parooli ära, jätab enda arvuti kusagil internetikohvikus lihtsalt avatult laua peale, siis see on see koht, kust turvalisuse probleemid võivad tulla. Kas sa räägid reaalsest elust praegu? Ma väga loodan, et ma ei räägi reaalsest elust. Et ma loodan, et see teadlikkus on juba jõudnud sinnamaale, et niimoodi ei tehta ja mida ma võib-olla siin tahtsin ka välja tuua, et Urmas ennem näitasid neid Wi-Fi võrke, et see, mis on ilma paroolita, et see tegelikult ei ole liiga hea mõte kasutada ka portaali puhul. Jah, tõesti, tõenäoliselt tõsi on, et kogu nagu see andmeliiklus, mis mingid selliseid, mis ei taha teiste silma, et seda tõesti sellises olukorras tegema ei peaks, aga siin ongi väike tester ka, eks ju, et kuidas me oskame ise siis mõelda, teeme seda laivis inimeste endi peal, aga ärge teie laske siis endaga seda teha. Kui natukene veel sellest tehisarust, et ma saan aru, et see on selline lõbus funktsioon, et kes on kõige rohkem võlgu või et sa saad sealt esitada mingeid küsimusi, kuhu see arendus edasi viib, et mis on see, mille kallal praegu töötate ja võib-olla siis kogu selles valdkondlikus ülikonkurentsitihedas maailmas, et mida tehakse, mis need lähituleviku uuenduslikud rakendamise viisid võiksid olla? Kui me räägime majandustarkvarast, siis milleks AI-d hästi palju kasutatakse, on ennekõike selliste ebakorrapärasuste leidmine näiteks, et erinevates tarkvarades on toodud välja funktsioone, kus kui tekib mingisugune suur käive kliendiga, mida varem ei ole olnud või keegi tellib ilmselgelt nagu ebastandardseid asju kuhugi, eks on sellisest tavapärasest käitumisest erinev tehing, et siis selle kohta saadetakse alerte, leitakse uusi müügivõimalusi, näiteks ma ei mäleta, aga ma ilmselt olen juba lava peal ka rääkinud seda, et kuidas septembris on sihtgrupp nutividinate ostmisel on vanaemad, kes juba septembris hakkavad jõulukinke ostma ja nii edasi, et sellised asjad on need, mille jaoks tegelikult AI-d päris palju kasutatakse. Ja igasuguseks analüütikaks, et AI on hästi tugev selles, et suurtest andmemahtudest leida just siis nagu seda õiget ja huvitavat infot. Aga hetkel ikkagi, et ta on pandud andmeid otsima, et sa esitad selle küsimuse ja siis ta otsib sulle andmeid, et sa ei saa nagu päriselt suhelda sellel tasandil, et kuule, pane see kokku, saada sinna ära, et ta nii päriselt veel... Seda põhimõtteliselt saab teha, et AI areneb iga päevaga ja me enda arendustiimis oleme tegelikult viimasel ajal väga palju ka koodi kirjutamise abina AI-d kasutanud. Mis on nagu Eestis on selliseks murekohaks on see, et kui me tahame nüüd päriselt rääkida AI-ga eesti keeles, et siis ta veel nagu päris sellel tasemel ei ole, et ta vigu üldse ei teeks. Ja võib-olla siis, kui keegi on kuskilt Lõuna-Eestist ja räägib natukene veidramat murrakut ka veel, siis AI ei pruugi sellest väga hästi aru saada. Aga saarlastel nägemist täitsa? Saarlastega on jama. On jama. Samas see kuidagi kaitseb jälle saarlast teistpidi, nii et eks selline looduslik tasakaal. Paar toredat küsimust nagu lubasin. Üks sama küsija, mulle tundub, et ta ei suuda ära otsustada, et kuidas tema elu edasi läheb. Et küsimus algab täpselt samamoodi. Kui Standard Books on nüüd taskus, kui palju siis taskuruumi ta võtab ja kas see töötab ka siis, kui mul on taskus veel Snickers ja võtmed? Snickers! Mis see teeb seal?
kes see tänapäeval Snickersit veel üldse? Mis tänapäeval süüakse neid? No mingit ikkagi ilma šokolaadi ja kreemit batooni, kui sa tahad, jah? Kui proteiinibatoon on, siis mahub taskusse ka ära. Väga tore, suur aitäh sulle selle tutvustuse eest. Sven, näeme järgmisel aastal. Loodetavasti kõik need uuendused rakenduvad peagi. Suur tänu! Aitäh!